sellise maaliharjutuse, et me kasutame kõiki 6 põhivärvi ja üldise meeleolu loome rohelise. Siis sinna sisse tuleb üks oranž ja violett. Ja kõigepealt me alustamegi kollasega, et luua rohelist ruumi. Roheline on alati hea tasakaalustav värv. Seob meid maaga, rahustab ja toob justkui tasakaalu meie tasakaalutusse. Rohelises värvis me mõnes mõttes uinume. Et kui palju rohelist maalida, siis tekib selline tunne, et me justkui nagu jääme magama selles rohelises. Ja kui me helekollasega oleme valmis, siis lisame siia tumesinist. Ja nüüd selleks, et siia tekiks roheline pind, me peame pintsliga vaeva nägema ja töötama selle kollasega siin. See on ühtlasi ka selline harjutus, kus on terve värviring haaratud. Värvidel on selline omapära, et kui te ühte värvi vaatate, siis hakkate nagu instinktiivselt kohe vastandvärvi sinna looma. Muidu värvielamus mõjuks meile liiga tugevalt. Aga kuna meil on selline loomulik tasakaalumeel, mis kõike tasakaalustab, siis on värvidega samamoodi. Ja seda värviharjutust tehes me proovime luua sellise rahuliku tasakaaluka meeleolu. Nüüd kuhugi siia ülesse maalime ühe oranži. Ja oranž võiks olla maalitud siis nii, et on kasutatud sooja kollast, helekollast, sooja kollast ja siis kinaver punast. Ja siis me saame selle kõik omavahel segada. Ja meie eesmärk on see, et värvid võimalikult säraksid. Et sellega me anname neile võimaluse anname neile sõna ja värvide kaudu oleme me tegelikult ühendatud kosmosega. Värvidega täpselt nagu muusikagagi on olemas absoluutne värvi nägemine või värvitundlikkus. Ja maalimise käigus või värvidega tegelemisel me kogu aeg muudame ennast aina tundlikumaks värvide suhtes.
mis on teatud mõttes ka selline raviv protsess. kui me oleme hinges tundlikud, ärksad, liikuvad, siis me oleme seda ka maailma ja teiste inimeste suhtes. nüüd on hästi siin näha praegu, kuidas tegelikult see oranž hakkab särama tänu sellele sinise jõule siin. aga ma tahaksin otsida seda vastastikku mõju nii, et see sinine ei ole nii või roheline ei ole nii sinine, et ta on pigem ikka kollase poole. ja oranži särajõud tuleb tema enda seest. aga vaatame, kuidas sellega läheb. ja et oma hinge elustada, liikuvamaks muuta, siis on väga hea värvidega tegeleda. ühendada end maailma hingega. ja siis peab alati nüüd mõtlema nende värviharjutuste juures, et kui palju panna mida kuhu. Need värvid ennast hästi tunneksid. omavahel harmoonias oleksid, et oleksid sellised mõnusad värvi üleminekud. ja see on selline pidev otsimise töö. ja pilti on hea maalida nii, et ma mitte ei maali ühte osa valmis või ühte värvi, vaid töötan terve tööga korraga. mul on siin küsimus, mis juhtub selle rohelisega siin violeti all. kas roheline muutub heledamaks või annab ta justkui mingit sellist valgust siia enda ümber, violett siis. ja kuidas oranž ja violett omavahel suhestuvad. mulle tundubki, et nad tahavad üsna sellist heledat süüa. ei tahagi neid väga selline kinni maalida. las nad hingavad siin. aga rohelist ma tahaks proovida siis maalida nii, et on äärest heledam ja keskelt või äärest tumedam ja keskelt heledam.
ja võib-olla ikkagi saad lisada sellele oranžile ikkagi natukene seda tumedamat punast, mis paneb ta kohe elama. Annab teatud mõttes aktiivsust juurde. Oranž on selline värv, mis äratab meis huvi maailma vastu, huvi teiste inimeste vastu. Ja see on ka alati selline huvitav otsimise ja vaatluse küsimus, et ma ei saa maalida sinist tumedalt, sügavalt, ma ei saa sinisele sügavust anda, kui minu enda sees ei ole sügavust. Ma ei saa oranžile anda huvitatuse kvaliteeti, kui minu enda sees ei ole seda huvi maailma vastu. Ja värve maalides just nimelt, kui ei tegeleta vormiharjutustega, vaid pigem värviharjutustega, proovitakse jääda puhta värvi juurde, siis on hea maalida nii, et me muutume ise selleks värviks. Ja selle kaudu siis saame impulsi, kuidas värvid omavahel seotud on. Minu sellel tänasel tööl näiteks. Vesivärvidega on alati see, et pärast ta elab veel edasi oma elu ja siis kui ta on ära kuivanud, siis saab näha, mis temast saanud on. Ja mida rohkem me lisame vett, seda rohkem ta muutub pärast. Aga vesivärvidega või akvarellidega maalides on hea mitte neid väga-väga tumedalt panna, et siis tekib selline gouache'i meeleolu. Seda me tegelikult ei taha. Ja ega väga kaua ei saa. Ei saa nokkima jääda. Nüüd ma tunnen, et ega see oranž siin väga ei sära küll. Võib-olla ongi hea, kui ta siit alt läheb tumedamaks. Mul on tunne, et see hakkab siit
mis nad siin siis omavahel räägivad. nii on päris hea vist. siin on näha nüüd, et see sinine kohe neutraliseerib seda violetti, et kui me tahame ikkagi violetile rohkem jõudu anda, siis me peame ikkagi selle siin roheliseks ja